Kiirjooks algab eelkõige madalstardist. Et jõuda madalstardini üldse, õpetame õpilastele püstistarti. Ja kuna püstistardis ja madalstardis on üks jalg ees, teine taga, siis tuleb kõigepealt selgeks teha, kumb jalg sobib asetada ette. Selleks on üks harjutus. Õpilane seisab koos jalgadega ja hakkab nüüd õlgadega ette vajuma. Kukub ette ja paratamatult ta paneb ühe jala ette. Kumba jala ta nüüd ette pani, järelikult see on talle tugevam, osavam jalg ja vastavalt sellele siis ka püstistardis ta paneb ette vasaku jala. Nii, püstistardi asendis on oluline esiteks, et õpilane asetaks rajale vastaskäe. Sageli nad panevad sama jalg ja sama käe ette, nii et kui on vasak jalg ees, pannakse rajale parem käsi, õlad on stardijoone kohal ja puusad on natukene kõrgemal õlgadest. Ja siit tagumise jalaga toimub energiline liigutus ette ja käte, millega kaasneb käte aktiivne töö. Läks. Madalstardiks kasutatakse stardipakke. Nii nagu püstilähtest me juba tegime kindlaks, siis antud õpilasel jooksjal on ees vasak jalg ja taga parem jalg. Vastavalt asetab ka pakud. Ees oleva jala esimene pakk on stardijoonest umbes 2 pöia kaugusel. 1, 2 ja mõlema kahe paku vahe on 1 pöid. Enne pakkudesse minekut õpilane on pakkude taga ja peale käsklust võistlejad kohtadele läheb jooksja pakkudest mööda pakkude ette. Algajad teevad sagedasti vea, kust nad lähevad otse üle pakkude ja siis võib võistlusärevuses takerduda pakkudesse ja aetakse korralikult asetatud pakud hoopis ümber. Nii. Mõlemad jalad on tugevalt surutud vastu pakke. Käed on natukene laiemad kui õlad. Õlad on stardijoone kohal ja vaade on suunatud stardijoonele või natukene stardijoonest ettepoole. Järgneb käsklus valmis, kus jooksja tõstab puusad õlgade kõrgusele ja mõlemad jalad peavad olema tugevalt vastu pakke surutud. Ja järgneb starteri käsklus start! Peale mida siis jooksja tugevalt tõukab mõlema jalaga pakkudest, kaasneb energiline kätetöö, peavaade on suunatud esimesel 4, 5, 6 sammul rajale ja ülakeha järk-järgult tõuseb püsti. Käsitletud olid eelkõige madalstart ja madalstardi juurdeviiva harjutusena püstistart. Pikematel jooksudistantsidel 800, 1000, 1500 ja nii edasi kasutatakse tavalist püstistarti, kus kätt maha ei asetata ja seal püstistardi asendi esimeseks tingimuseks on, et oleks mugav asend, kindel asend, kust jooksa saaks esimesed sammud teravalt peale stardikäsklust välja joosta.